kell on 7.37, Igor ja Leeg on siin Raadio 2 ja värskes kroonikas on üks jutt ja sina tead, et mina olen väga suur sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks kirglik austaja. Oled. Ja nüüd mul on hea meel, et annan sulle au selles osas. Et selle suur juht ja igatpidi tore mees näitab ilusasti ka eeskuju. Nimelt tema siis tegi siis hommikul kell 11 oli jalgrattaga sõitmas vanalinnas. See oli ka esmaspäev. See oli ka esmaspäevane päev ja kristliku eeskuju ja moraali eeskuju etalon Varro Vooglaid sõitis siis jalgrattaga ja tegi väikse peatuse kell 11 esmaspäeval vanalinnas Pikal tänava asuvas Brewery õllekojas ja istus maha ja hakkas õlut jooma. No selles ei ole midagi nagu halba, küll istus ta pärast jalgratta selga ja sõitis edasi ja ajakirjaniku küsimuse peale, et miks ta nii tegi. Peale alkoholi tarbimist ju tegelikult jalgrattaga sõita ei tohiks. Kõigepealt ütles, et esiteks on tema jaoks juba ammu lõuna ja küsiti, et miks ta siis jalgrattaga pärast sõitis, et nii ikkagi ei tohi. Ütleb, et ei oskagi kohe midagi selle peale öelda. Ma ei näe mingit siinkohal midagi, ma ei näe, et ma peaksin siinkohal midagi enda kaitseks ütlema. Aga minu meelest väga okei esmaspäeva lõuna ajal, minu lõuna hakkab tavaliselt reede õhtul kuskil 7-8 ja vahel kestab siis ka pühapäeva õhtuni on lõuna. Mina ei näe ka midagi halba. Aga tuleb kõik see tegevus asetada konteksti. Eks ole, me ju teame, et Varro Vooglaiu puhul on tegu inimesega, kes keskaja pärandist ja kogu sellega kaasnevast väga lugu peab. On ju nii? Nii on muidugi. Tuletame meelde, kas keskaja inimene jõi vett? Mitte kunagi, sest et vesi oli must ja ajas kornad kõhtu. Keskaja inimene rüüpas janu kustutamiseks õlut. No sellest õlut hakati tegema. Just nii. Ja seetõttu rüüpab ka Varro Vooglaid oma lõunapausi kõrvale õlut. Ja kui nüüd küsida, et miks tema õllega lõunapaus oli siis nii vara, vaatame jällegi peale keskaegse inimese päevagraafikule. Kell 11 oli sügav lõuna. See on hiljaks jäänud, ta peaks tegema lõunauinakut sellel ajal. Mina mäletan vanasti keskajal oli ikkagi niimoodi, et mina läksin isaga koos kell 9 või kõigepealt läksid isaga kümblustünni. Me kell 8 oli tavaliselt esmaspäevati oli hukkamine Raekoja platsil. Täpselt nii. Ja pärast seda läksime alati, võtsime üks õlle. Ka lapsed. Ja loomulikult, lapsed sama. Ega siis, kas see tähendab, et kui sa oled laps, et sina pead siis jooma sellist vett, mis sinu elu mürgitab? Ei. Või piima. Lehmi polnudki selle ajal. Lehmad olid pisikesed. Hei, kes sellist asja pisikesed ja võib-olla said nagu kitsed. Isegi väiksem, orava suurused võtsid kätte ja pigistasid kohvi peale väikse tilga endal, et ei olnud mingit lüpsmist. Tänapäeval see geenitehnoloogia on lehmad nii suureks ajanud. See on see Monsanto, kes on nii teinud. Selleks, et juustu saada, pidi ikka hea suur kari neid oravaid olema, et ära lüpsta. Pigistad. Nii, aga tuleme korraks veel tagasi. Vaatame, milline siis jumalavallatu ese on Varro Vooglaiu laual. See on kompuuter. Ja kompuuteri peal on ju Apple'i märk. Aga mis on Apple'i märk? Saatana märk. See on ammustatud õun. Patumärk. See on see sama õun, mille siis Adam sai hea ja kurja tundmise puult ja Madu, kes siis on tegelikult ju saatan, sundis tal seda tükki ära hammustama. Aga saatana märk, See on saatana märk, jah. Aga vaata, keskaegne selline korralik ütleme, inkvisiitor võib endale lubada ka saatana märgiga flirtimist tegelikult, kui ta teab, mida ta täpselt teeb. Sest et tal on indulgents taskus. Seda küll. Ma just mõtlesin, et Apple võiks hakata siis ka kristlikke siukseid kompuutreid tegema, et kus helendava ammustatud õuna asemel on siuke väike rist. See on väga ohtlik. Krutsifiks. Tead, miks see on väga ohtlik? Miks? Kui sa paned sinna peale krutsifiksi, kumba pidi sa selle paned? No ikka õiget pidi. Õiget pidi. Aga kui sa teed kaane lahti, siis teistel tundub, et see on nagu Peetruse rist, nagu tagurpidi rist, mis on jällegi saatana märk. No ma panen siis sinna Jeesuse näo. Kalamärk. Jah, kalamärgi või Jeesuse näo. No midagi sellist. Aga jah, et Varro
tegelikult on 35 aastane. Kõik on õigesti tehtud ja tegu on lihtsalt kontekstist välja rebitud killuga järjekordselt. Nii et siinkohal mina ei oleks küll kroonika ajakirjanike asemel nii kriitiline. Ja siin artikli lõpus on lause kõige vägevam, sa näed, aga ei mürista. Kui see nädal nüüd hakkab välku lööma, siis teame miks vähemalt. Varro jõi õlut. Siin on ka nagu õlle kõrvale tihti peale võetakse ju häid suupisteid, näiteks ubasid. Aha. Ja ega ei ole keegi meist siin võimeline ütlema, kas see mürin nüüd tuli või ei tulnud. Me ei tea, me ei olnud seal.